Tere päevast kõigile! Minu nimi on Kurmo Konsa ja ma teen siis teile väikese sissejuhatuse konserveerimisse, restaureerimisse. Aga ma ei ole siin üksi, minuga koos on minu kolleegid Heli, Annes ja Rene, kes siis igaüks räägivad omaenda spetsiifilisest valdkonnast. Kõigepealt ma tahaks teile öelda, et kui ma mõtlen iseenda oma karjääri peale, siis see algas pisut võib-olla kummaliselt. Et ma olen kõigepealt õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat, aga loodus on mind kogu aeg huvitanud, nii et see oli selline selge valik, aga ma kaalusin ka minemist ajaloosakonda. Aga see oli veel sellisel suht sügaval nõukaajal, nii et tekkisid nagu kahtlused, et mis selles ajaloos õiget ja mis seal valet on ja bioloogia oli igal juhul selline kindel valik, eks ole. Et mis seal ikka varesel või kitsel saab nagu erinevusi olla. Kuigi nõukogude ajal oli meil selline suurepärane määraja nagu näiteks Eesti NSV kalad. Nagu nad oleksid tõesti ka NSV-sse kuulunud. Aga bioloogiat õppides siis tekkis mul selline tunne, et tahaks nagu midagi sellist praktilisemat ja võib-olla midagi sellist ka põnevamat, et pühendada kogu oma elu mingi mikroobi vasaku ülemise nurga uurimisele ei tundunud ka kuidagi selline väga ligitõmbav. Ja siis peaaegu niimoodi pooljuhuslikult sattusin ma tõesti tegelema konserveerimise ja restaureerimisega ja esialgu siis Tartu Ülikooli raamatukogu konserveerimise osakonnas. Ja enne imet, et mul õnnestuski ühendada bioloogia, sellepärast et näiteks mitmed elusorganismid tekitavad erinevatele objektidele kahjustusi, mingid toonesepad närivad puitu ja koid närivad tekstiile. Et õnnestuski mul nagu sujuvalt ühendada siis bioloogia ajalooga. Nii et minu arvates kogu selle eriala, või ma isegi julgeks öelda, et see on selline komplekt erialasid. Üheks selliseks heaks ja ligitõmbavaks küljeks on see, et siin on tõesti võimalik tegeleda väga erinevate selliste asjadega. Siin töötavad inimesed, kes armastavad töötada ise, teha midagi oma kätega. Sealjuures on oluline, eks ole, ka selline kunstiline taust. Siin saab tegeleda inimesed, kes armastavad teadust teha, uurida kas või näiteks seda, kuidas saab, milliseid liime kasutada lõuendil maalide parandamiseks. Üks meie lõpetaja, kes nüüd teeb oma lõputööd, tegeleb just selle teemaga. Nii et siin on tõesti, valdkond on väga lai. Lõpuks võite te, eks ole, tegeleda ka kultuuripärandi korraldamisega, leida oma töökoha kusagil muuseumis, arhiivis, muinsuskaitseametis või kas või ka linnavalitsuses, kus on tavaliselt osakond, mis tegeleb kultuuripärandiga. Nii et kõige sellega saab selles valdkonnas tegeleda. Nüüd meie kõrgem kunstikool Pallas on rakenduskõrgkool ja siin me oleme siis põhiliselt tegeleme seinamaalingute, interjööridega, mööbliga, dokumentide, raamatute ja ka muude selliste nahkesemete konserveerimise ja restaureerimisega. Nii et meil siin kindlasti selline praktiline pool on nagu hästi tugev ja peabki olemaks. Nii, aga kui nüüd vaadata seda õppekava, mille sissejuhatust te näete siin slaidi peal, eks ole, ja põhjalikumalt saate te seda uurida meie kodulehelt, siis esimesed sõnad, mis teile siin paistavad, on konserveerimine ja restaureerimine. Et ma kõigepealt natukene räägiksingi sellest, et mis asjad need siis lihtsalt on, et anda teile natukene aimu kogu sellest valdkonnast. Siin on ühe Euroopa konserveerimisühenduste liidu ECO juhendid, kus on siis ära defineeritud, mis asi see konserveerimine on. Nagu te näete, eks ole, siis see tähendab seda, et me tegelikult teeme midagi
nende objektidega, mida me soovime säilitada. Olgu selleks siis tõesti seinamaalid, mööbel, vanad dokumendid, raamatud, fotod, mis iganes. Me proovime neid lihtsalt niimoodi säilitada, nagu nad meieni on jõudnud, likvideerida võib-olla siin nende erineva eluaja jooksul tekkinud kahjustusi. Ja see on kõik. Muinsuskaitseseaduses on tegelikult kirjas seesama idee. Muinsuskaitseseadus nüüd meil valdavalt keskendub, eks ole, ju sellistele ehitistele, arheoloogilistele mälestistele, muinsuskaitsealadele, võib-olla vähem, ütleme siis konkreetsetele objektidele, aga tegelikult ka osa kunstiväärtusi on meil loomulikult üksikobjektidena muinsuskaitse all. Ja jällegi siin te näete ka, et räägitakse sellest, et me proovime säilitada seda, mis on meieni jõudnud ja anda seda siis edasi järeltulevastele põlvedele. Eks see on nagu kogu selle muinsuse kaitsmise ja kultuuri säilitamise selline üldine idee. Nii et konserveerimise korral me siis tegeleme otseselt nende objektidega. See, mida me siis teeme seal, et millised need töötlused on loomulikult sõltuvad ju nendest objektidest endist ja on üsnagi erinevad, kui me räägime siin näiteks seinamaalikust või pehme mööbli konserveerimisest. Nii, aga see on ka tegelikult üks sellise kogu selle eriala selline võlu, et ise olete oma näppudega nende minevikust pärit objektide küljes. Loomulikult edasi me näeme, et me tegelikult ju teinekord konserveerime ka neid asju, mis ei ole ajaliselt väga vanad, aga siiski suurem osa neid objekte on pärinevad minevikust. Nii et te saate ise sõnad selles mõttes kättpidi olla mineviku sees, teha seal midagi. Konserveerimise eesmärgiks, ja siin on toodud näiteks üks selline paberdokument, ei ole seda objekti kuidagi teha ilusamaks ega muuta teistsuguseks, vaid lihtsalt tagada see, et see objekt seisaks võimalikult kaua edasi. Ja teine oluline aspekt on ka see, et see objekt peab olema kasutatav. Et see kasutamine ei tähenda muidugi seda, et kui meil on muuseumi diivan, eks ole, mille me ära konserveerime, et siis me edasi saame istuda see peal. Aga kasutatakse neid muuseumi objekte selleks, et me lihtsalt näeksime seda mineviku esemeid, saaksime mõelda, kes seal istunud on. Et sageli seda kasutust mingil määral piiratakse. Dokumentide korral on tänapäeval ju hästi levinud see, et me digitaliseerime need ja siis, kui teid näiteks huvitab perekonnalugu, saate te minna Rahvusarhiivi Saagasse ja vaadata neid dokumente. Kui teil tekib vajadus, siis te muidugi pääsete ka nende originaalide juurde, mida kõiki loomulikult säilitatakse. Et selleks kasvõi, et sellest dokumendist teha korralik digikoopia, siis tuleb ta ikka enne konserveerida. Ja te võite ju mõelda, et mis siis sellel paberilehel ikka nii väga häda on, eks ole, et paneme ta kusagile mobi vahele, asetame kappi või riiulisse ja ta seisab seal. Aga kui me peaksime teda kasutama, siis tekib oht, et selle väljavõtmisel, liigutamisel pudenevad siit veel mingisugused osad ära. Nii et, nagu te näete, see dokument siis nüüd on konserveeritud, teda saab vabalt kasutada, aga igal juhul oleme me teda muutnud võimalikult vähem. Et varasematel aegadel parandatud objektide juures võite te leida mingisuguse dokumendi juures, et sinna on näiteks kirjutatud puuduvaid sõnu, eks ole, tagasi. Et sellised asju tänapäeval loomulikult enam keegi ei tee. Me säilitame need objektid nii, nagu nad meieni on jõudnud, töötleme neid minimaalselt, et need kahjustused väheneksid ja et see objekt püsiks edasi. Aga see teine sõna, restaureerimine. Et iseenesest see tegevus, mida me nende objektidega teeme, võib olla üsna sarnane nii konserveerimise kui restaureerimise korral. Aga restaureerimise all mõistetakse sellist objektide töötlemist,
kus me proovime saavutada, proovime seda objekti kuidagi paremini kasutatavaks teha, proovime sealt objektist välja tuua neid aspekte, mis on nagu olulised. Ehk siis me tegelikult muudame seda objekti. Me peame enne mõtlema ja see on nagu konserveerimise, restaureerimise juures ka üks selline suur erinevus võrreldes näiteks mingisuguste esemete, objektide lihtsalt parandamisega. Sest loomulikult inimesed on läbi pika aja kogu aeg hoidnud mingisuguseid asju alles. Maja lagunes, parandati ära. Kirikus said maalid küünlatammast mustaks, neid puhastati. Sageli ka lihtsalt maaliti üle, et see religioosne kogemus näiteks, mis seal oluline oli, et see uuesti töötaks hästi ja paistaks niimoodi paremini välja. Aga 19. sajandil, kui konserveerimine, restaureerimine sellise teaduslikul alusel välja kujunes, et sellest ajast peale siis suhtume me nendesse objektidesse natuke teistmoodi ja suhtume ka sellesse tegevusse natukene teistmoodi. Me ju nimetame seda ka mitte parandamiseks, vaid konserveerimiseks või restaureerimiseks. Nii et restaureerimine siis tähendab seda, et me tegelikult proovime seda objekti kuidagi välimuse poolest viia tagasi nagu ajas. Me ei saa seda ju tegelikult teha, sest materjalid loomulikult muutuvad ja erinevad kasutusviisid on neid objekte muutnud. Aga me lihtsalt arvame, et mingi objekt näeb minevikus kuidagi parem välja, kui ta on praegu. Ja sellest paremini aru saaksid, siis ma näitan siin ühte lihtsalt näidet. Et kui meil on selline laud ja sealt on jalad puudu, siis see laud nagu on kuidagi poolik, eks. Ei tunda nagu päris sellise lauana. Me muidugi võime teda lihtsalt ka konserveerida ja säilitada sellisel kujul. Teeme talle mingisuguse toed ja paneme ta kusagile hoidlasse seisma. Aga kui me tahame seda kas või näiteks näitusel eksponeerida, siis tundub ikkagi kuidagi mõistlik need jalad sinna alla teha. Aga sellega seostub selline probleem, et me ei tea ju tänapäeval täpselt, millised need jalad olid. Et konserveerimine ja restaureerimine seega paratamatult eeldavad seda, et me tutvume nende objektidega, uurime nende objektide sellist eelnevat ajalugu, proovime leida sarnaseid esemeid, näiteks erinevate muuseumide kogudest. Jällegi, et siin on väga palju abi siis digitaalsetest kataloogidest, kus me saame vaadata juba neid pilte ja vajaduse korral ka lähemalt uurida neid objekte. Uuritakse kõikvõimalikke kirjanduslikke allikaid ja värke, et meil oleks lihtsalt hästi palju nagu infot selle objekti kohta. Et lisaks sellisele taustainfole loomulikult uuritakse neid objekte endid ka, et milliseid materjale siin on kasutatud ja milliseid töötlemisviise on rakendatud. Aga vaatamata kõigele sellele suurele taustatööle, mis kõik siis pannakse ka kirja konserveerimis, restaureerimis dokumentatsiooni ja see alati kaasneb nende objektidega. Me ikkagi päris täpselt ju ei tea, millised need jalad olid, mis sealt puudu oli. Et me võime eeldada, et nad olid samasugused nagu need, mis praegu alles on, aga täie kindlusega me seda ei tea. Loomulikult me kasutame ka tänapäevaseid materjale ja tänapäevaseid töövahendeid, et neid puuduvaid osasid sinna juurde teha. Nii et lõpptulemus on ikkagi, meil on üks selline vana objekt, mis on teinud läbi pika ajaloo, ta on ise muutunud, materjalid on seal vananenud, erinevad kahjustused on seal toimunud, võib-olla on teda stiilimuutuste tõttu erinevalt näiteks viimistletud. Ja nüüd me siis otsustame, et millisele kujule me tahame seda objekti nagu tagasi viia. Me saame ta panna välja nägema, nii nagu ta võib olla kunagi oli. Aga kindlasti me ei saa mitte kunagi neid objekte nagu ajas otseselt tagasi viia, vähemalt nii kaua, kui meil ajamasinad pole leiutatud. Nii et see on nagu siis võib-olla selline hästi lühidalt seletatuna selline vahe konserveerimise ja restaureerimise vahel. Restaureerimine
mingis mõttes eeldab nagu rohkem sellist mõttetööd ja arutamist selle üle, et mida me siis tahame nendest objektidest saada, mida me tahame inimestele näidata või mida kasutajad ise tahavad. Et need objektid, millega me ju töötame, kuuluvad, eks ole, erinevatele omanikele. Need võivad olla muuseumid, arhiivid, riigiasutused, aga loomulikult need võivad olla ka eraomanike käes, eks ole, ja alati see lõplik otsustus tehakse siis sellises koostöös, arutelus omanike ja muude huvigruppidega. Sellisena, nagu ma siin praegu seda seletasin, siis on tegelikult kogu see valdkond, võib öelda, et suhteliselt selline hilise tekkega, et kusagil 19. sajandil tekkis selline eraldi eriala, kus siis pandi kokku ühelt poolt objektide selline töötlemine, nende kunstiajalooline uurimine ja teiselt poolt siis ka teaduslik käsitlus nendest kahjustustest ja materjali muutustest, mis seal objektides on toimunud. Nüüd need objektid, mida konserveeritakse, restaureeritakse, on sageli ka sellised eripärased. Et tänapäeval ju ka väga palju, eks ole, kas või mööblit ju lihtsalt parandatakse, aga osa siis konserveeritakse ja restaureeritakse. Üks üsna kuulus tänapäevane Itaalia kunstiajaloolane Giorgio Bosanti on seda ilusti öelnud, eks ole, et kui meil niisugune tavaline nii-öelda tool jääb väike, eks ole, siis me parandame selle ära, aga kui Brustolon on selle tooli teinud, see oli siis 17.–18. sajandi Veneetsia baroki sellise mööblikunsti silmapaistev esindaja, tema tooli. Kui te neid internetist kusagil vaatate piltest ja näete, et need on sellised tõelised skulpturaalsed objektid. Et kui me sellise tooliga hakkame tegelema, siis see on juba selline konserveerimise ja restaureerimise vahe. Et need objektid mingis mõttes kuuluvad nii-öelda pärandi hulka, aga samas on kogu selle pärandi käsitlemine nüüd alates sellest ajast, kui see mõiste üldse kasutusele võeti 18. sajandi lõpul Prantsusmaa revolutsiooniga seotult. Et kogu aeg on see objektide hulk nagu järjest enam kasvanud. Et tänapäeval ausalt öeldes on mul päris raske öelda, et millised võiksid olla need objektid, mis nagu põhimõtteliselt ei kuulu siis või ei võiks kuuluda kultuuripärandi hulka. Et loomulikult siin on mõistlik ka eristada sellist kultuuripärandi nagu riiklikku taset, ehk siis kõik see, mida käsitleb on ju muinsuskaitseseadus, arhiiviseadus, muuseumiseadus. Et need on sellised riikliku taseme objektid, eks. Aga loomulikult võib igal inimesel olla mingisugune pärand. Et minul võib olla ja ongi, eks ole, ka mingid mööbliesemed, mida keegi ei ütle, et see on mingi riikliku taseme pärand, aga minu enda jaoks on need olulised, nendega on seotud mingisugused loodeks. Ja loomulikult ei hakka ma neid niisama suvaliselt parandama, vaid tõepoolest eelistan ka, et neid nagu tehakse võimalikult hästi ja konserveerimis, restaureerimis eetikat silmas pidades. Et sellised nagu põhiideed, kuidas mingeid objekte töödelda, et need on siis kirjas sellistes erinevates juhendites ja niinimetatud eetikakoodeksites, mis on siis erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kokku nagu lepitud ja siis sellised põhimõtted kirja pandud. Eestis on olemas konservaatoreid ühendav Eesti konservaatorite ühendus. Kui te selle kodulehte vaatate, siis seal peal on ka võimalik nagu materjalide hulgast leida siis selle sama ELCO ehk Euroopa konserveerimisorganisatsioonide ühenduse konserveerimiseetika, mis on eesti keelde tõlgitud ja millest me siis juhindume. Kui alguses, ehk siis kui selline tänapäevane kultuuripärandi käsitlus välja kujunes,
18. sajandi lõpul loeti sinna hulka selliseid silmapaistvaid ehitisi ja kunstiteoseid, erinevaid mälestusmärke. Siis mida edasi, seda erinevamad objektid on sinna pärandi hulka nagu järjest enam arvestatud. Et tänapäeval räägitakse militaarsest pärandist, et meil Eestiski siin erinevates piirkondades olevad vanemad sellised sõjaajalooga seotud mälestised. 20. sajandi arhitektuurist arutatakse, millised objektid kuuluvad, pärandi hulka ja mitte. Arusaadavalt tekitab see ka päris palju selliseid vastuolusid ja diskussioone. Ma ei tea, kas või linnahalli peale, et need objektid tingimata ei pea olema enam tänapäeval sellised kuidagi väga vanad ja väärtuslikud. Et me oleme seisukohal, et me peame nagu ise tegema selle valiku, milliseid objekte me tahame alles hoida ja tuleviku jaoks pärandada. Varasematel aegadel tõepoolest lihtsalt säilitati seda, mis oli nagu alles jäänud, et aeg tegi meie ees selle raske otsustamise töö suuresti ära. Jah, kui vaadata seda pärandi hulka, siis see on nii temaatiliselt, ruumiliselt kui ajaliselt kasvanud, nii et see objekt võib olla ka tõesti päris nagu tänapäevane, mida siis kultuuripärandi hulka loetakse. Muidugi võib siin öelda, et tegelikult iga kultuur, iga rahvas säilitab ju midagi, kas või oma keelt, mingisuguseid usukombeid asju. Aga jah, ütleme selline tänapäevane või modernne teadusel põhinev konserveerimine, millega meie siin koolis ka tegeleme ja millele me nagu tugineme, pärineb siis 19. sajandist. Nüüd siis läheme juba konkreetsemate objektide juurde. Nagu mõtlesin, meil siin koolis on siis peamised suunad on seotud seinamaalingute interjööridega ja nendest siis kohe teile Heli hakkabki rääkima. Palun. No nii, ma püüan siis nüüd seinamaalingute seisukohalt iseloomustada kõike seda, millest Kurmo teile äsja nagu rääkis. Et kõik see senine jutt kehtib ka siis seinamaalingute ja interjööride kohta, kuigi võib-olla see on niisuguste väikeste nüanssidega. Et seinamaalingute restaureerimine on väga põnev valdkond, vähemalt minu jaoks, sest et kõik need nii-öelda muinsused või mälestised, need paiknevad nagu erinevates kohtades laiali ja neid ei ole võimalik kaasa võtta ega kuskil ka nii-öelda töökojas valmis teha, vaid et nende restaureerimiseks, konserveerimiseks tuleb nagu sõita koha peale ja töötada siis nii-öelda in situ nagu selles keskkonnas. Esimeseks näiteks ma toon siin meie nii-öelda Liivimaa alasse jäänud Siigari mõisa, praegu ta jäänud Läti territooriumile, väga põnev mõis, mille juures me siis töötasime nii diplomitöö raames kui ka kursusetöö raames ja nagu te selle vasakpoolsed pildid võite näha, siis esialgu ei ole siin nagu midagi õieti näha. Et läbi nii-öelda nende kulunud kohtade on aimata, et mis seal kunagi võis olla, aga täpselt ettekujutust sellest ruumist nagu koheselt ei ole võimalik saada. Ja ausalt öeldes see ongi nagu kõige põnevam selle asja juures, et tegelikult ega ka spetsialist esmasel nii-öelda pealevaatamisel sellest tegelikult aimu ei saa ja tegelikult see avastamise protsess kestab nagu kogu töö vältel, sellepärast, et sa viibid seal nii-öelda tunde mõne ruutdetsimeetri või sentimeetri juures ja sul on aega sellesse süveneda ja kuidagi su silm nagu hakkab järjest rohkem nägema ja avastama. Ja siin ongi nüüd sellest samast ruumist nagu kaks
järgmist vaadet. Et võib-olla ka ma siin tooksin just välja selle, et sellise nagu ruumiga töötamise juures on siis esmatähtis see, et me kõigepealt nagu vaatame, et milline kihistus on nagu hästi säilinud. Me ei hakka võtma maha nagu hilisemat kihistust, näiteks nagu selle vasakul pildil on väga põnev, see on siis Napoleoni aegne niisugune lemmikmotiiv, telkruumi lahendus ja kuna see on nagu valdavalt säilinud, siis me nagu püüamegi töötada nagu peamiselt selle kihistusega, kuigi me paremal pool näete hoopis teistsugust vaadet, kuigi me teame, et selle kihi all on olnud veel üks teine ja palju varasem kihistus. Ja siin võib-olla välja tuua siis need kaks mõistet, et siis vasakpoolne pilt, seal me oleme tegelenud peamiselt siis restaureerimisega. Me oleme juhtumi puhul me oleme nagu puhastanud, ühesõnaga selle nagu peamise kihi eemaldanud ja püüdnud siis esile tuua nii palju kui võimalik sellest, mis selles algses motiivis on säilinud. Ja kogu selle töö eesmärk ongi siis nagu, et me nüüd vaatame, millise kihiga me töötame, mis on nagu säilinud, siis me püüame ka eksponeerida ja näidata seda ka, mis on nagu need nii-öelda saladused, mis siis jäävad selle peamise kihi alla, kuid milline võis olla see ruum ka varasemal perioodil. Ja lõppkokkuvõttes on siis eesmärk selles, et me püüame seda ruumi eksponeerida võimalikult nagu tervikuna ja esteetiliselt nauditavana. Ja nagu siin Kurmo ka varem mainis, siis nende objektide puhul on alati väga oluline see, et toimuks nagu koostöö tellija ja siis restauraatori vahel ja siin tuleb nagu leida siis mõlemapoolsed niisugused kokkulepped ja mõlemale poolele sobivad lahendused. Järgmised kaks objekti on võib-olla täiesti erinevad, kuigi põhimõtteliselt mõlema objekti puhul me oleme teinud nii-öelda enam-vähem sama tööd. Mõlemad need objektid siis vasakul Kirtsimõisa, niinimetatud meie jaoks Pompei ruumi maalingud, need kõik olid kaetud siis hilisemate kihtidega, peamiselt nõukogudeaegsed ja kooliaegsed ülevärvimised. Osaliselt oli see koolides tuntud selline 70 meetri kõrgune niisugune paneelistik, aga siis sellele remonttöödele või restaureerimistöödele siis eelneb alati põhjalik uurimine ja selle uurimise käigus siis selgus, et nende värvikihtide all on väga hästi säilinud siis Eesti mõistes varaklassitsistlik niisugune pompeilik ruumikujundus. Ja õnneks me oleme pidanud sekkuma suhteliselt vähe, aga see on selles mõttes huvitav näide, et siin oli sellel kihil ka hilisem. Kui me esimese näite puhul tõime välja selle hilisema kihistuse, siis siin me eksponeerisime seda varasemat ehk alumist kihistust ja seal ukse kohal on võib-olla selline natukene arusaamatu koht, et mis seal siis toimub. Seal on näha siis nii-öelda kaks kihistust korraga, et on siis see varasem klassitsistlik, aimatavalt on võimalik ette kujutada, millised kujundid seal oli, aga selle kohal on näha ka siis seda nii-öelda hilisklassitsistlikku või Biedermeierlikku akantusmotiivi ja sellega oleme seal nagu säilitanud. Võin siia juurde ka mainida, et selle akantusmotiivi me kandsime üle saalis
nagu valdava mustrina, seetõttu, et historitsismi perioodil oli saalis seinad kaetud tapeediga ja seetõttu kõik varasemad maalingud või varasem dekoor oli nagu hävinud. Ja kuna siin tõesti ruumis oli selline originaal leitav, siis me lihtsalt kandsime nagu selle motiivi üle. Parempoolne on nüüd meile väga armas Tartu ja selle leidmisega oli küll selline lugu, et Vallikraavi tänaval tuntud onkoloogia haiglana ja nüüdseks ehitatud ümber siis elumajaks, et selles hoones olid läbi viidud üsna põhjalikud uuringud, aga nende käigus tegelikult ikkagi ei olnud võimalik nagu kõike tuvastada. Ja see pilt, mida teie siin näete, tegelikult tuli nagu nii-öelda ilmutusena. See maja seisis mõnda aega kütmata ja siis järsku niimoodi hakkas nagu tolmu ja mingid tihti nagu sellist, päris valitus see ei olnud, aga ühesõnaga valgele pinnale ilmuvad jooned ja sa järsku märkad, et tegelikult siin all peab veel midagi olema. Ja meie tudengid nägid päris kõvasti vaeva siis, et nende hilisemate värvikihtide kõik see väga tore 60-ndatesse aastatesse kuulunud maaling Eesti ilusasti ilusatsiooniga, kus on siis kujutatud ka Tartu kõige niisugused tuntumaid objekte, siin on Kaarsild ja Toomkirik ja Tähetorn. Et need siis nagu nähtavale tuua. Järgmine objekt Tartus on samuti väga põnev ja nüüd aeg-ajalt on võimalik sinna ka sisse pääseda, see on siis Lai 36, et niinimetatud Norringi maja. See teine korrus on historitsistlikus stiilis väga hästi säilinud. See tähendab, et need maalingud küll ei olnud päriselt kohe nähtavad, aga jällegi nad olid nagu hilisemate värvikihtide all üsna terviklikult säilinud. Ja restaureerimistööde käigus oli võimalik siis avada nii-öelda selle ruumi tervik olemus. See on aadetatud söögituba. Siin on ka teatud täiendusi, nii et meie osavad tudengid, vilistlased, diplomandid on siin olnud abiks ja ka täiendanud seda aaderdatud ruumi vastavast tehnikas. Aga see vasakpoolne pilt on teatud mõttes restauraatori jaoks võib-olla veelgi põnevam. Et siin on siis säilinud esimese korruse ja esimene korrus on antud hoones ka varasem korrus või vanem korrus ja siin oli nagu täiesti teadmata, et krohvialuses pinnas on säilinud väga erinevad maalikihid, väga erinevatest ajastutest. Ja antud siis seinapinnal me oleme eksponeerinud peamiselt küll pidevmeierliku kihistuse, kui ma nimetasin seda stiili nüüd eelmise näite puhul seal Kilsimõisas, siis ka siin on ülemises frondis on tegelikult hästi õrnast roosadega maalitud akantus, friis, aga siin on ka hilisemast pihist näha siis nende siniste lillekeste jäljendid ja alumises osas siis maalitud ja kergelt marmoreeritud paneel. Nii et see on olnud nagu suur rõõm, et me võisime seal need varasemad pinnad avada ja et see nii-öelda jääb siis uurijatele ja ka siis ütleme, ajalugu nautivatele inimestele nagu nähtavaks ja kui sa hoolega seda vaatad, siis seal on kõigil veel nagu avastamisvõimalus. Võib-olla kommenteerime seda, et need täksid seal selle pinna peal on jäetud ka sihilikult. Need on tegelikult
toksejäljed või nii-öelda löögijäljed selleks, et järgmine krohvipind sinna nakkuks ja et seda oleks võimalik üle krohvida ja siis anda sellele ruumile nagu uus viimistlus. Siis veel üks väga tore, aga nüüd mitte mõis ega linnahääb, on üks selline rikas multimodalu olnud, Alpide alu. Ja seal on siis juba mõnda aega tagasi avastatud sellised väga toredad juugendlikud maalingud. Ja olgem ausad, aegast on restauraatoritel nii palju tööd, et lihtsalt mõned objektid nagu järjest lükkuvad edasi, aga sel aastal meil siis oli selline meeldiv võimalus ka, et me tõesti saime seal hoones töid alustada ja mul on siia kõrvale kirjutatud ka, et see on nagu rekonstruktsioon ja restaureerimine, et sellise seina puhul me olemegi siis nagu kombineerinud kahte võtet, et me oleme osaliselt siis, me seda pinda restaureerime ja osaliselt me teeme seal nagu rekonstruktsiooni, nii et antud juhul ülemine osa, siin ei ole üldse näha siis seda ornamenti, mis tegelikult teistel seintel on veel säilinud, siis me võtame nagu sellest ornamentist jäljendi ja püüame siis taastada nagu selle algse ruumi terviku. Ja võib-olla minu poolt lõpetuseks, siin pidi olema üks veel, aga seda vist kahjuks ei ole. See vahele pandud viimasel hetkel veel üks täisrekonstruktsiooni pilt. Aga kuna seda ei ole, siis ma lihtsalt kirjeldan, et varsti avatakse Rakveres Lepinderi maja, kuhu tuleb siis mööblimuuseum ja seal siis ka teostati ennem restaureerimistöid uuringud ja paaris ruumis siis teostasime meie oma tudengitega rekonstruktsiooni, jäljendades siis seda oletatavat mustrit, mis siis väikestes sontaaži avades nagu meile nagu nii-öelda välja või mis meid nagu inspireeris või mis andis meile inspiratsiooni. Nii et pilte ei ole, aga kui avatakse muuseum, siis minge kindlasti vaatama. See võimalus teil jääb. Aitäh, Telli. Ja nüüd siis jätkab Hannes mööbliga. Kõige ruum ei seisa püsti, seal peab ikka mööbel sees olema. On nii, et kui eriviis teid siin mööda Eestit erinevates kohtades ringi, siis mööbliosakonna tudengid valdavalt teostavad oma tegemised kõik siin meie majas sees. Nii et see õppetööks vajalik materjal tuleb leida ja siia toimetada. Meie kooli on mitmeid koostöölepinguid nüüd erinevate muuseumitega, on koostööleping Tartu linnamuuseumiga, Rahvamuuseumiga, aga me oleme koostööd teinud ka näiteks Põlva Arvarpa muuseumiga. Nii et materjali tegelikult jagub ja on ka päris eratellimused, nii et õppetööks vajalik materjal, kuna meil on nüüd läbi aastate erinevad ülesanded, mille käigus me oleme püüdnud siis põhiosa konserveerimises ette nähtud, vähemalt mööbli konserveerimises ette nähtud teemadest läbi käia, siis läbi aastate me leiame tudengitele sobivad ülesanded. Ja nende käigus mitmed korrad me puutume kokku väga põnevate materjalidega ja see tiivustab ka muidugi tudengeid tööd tegema ja ilmselt ka edaspidi selle teemaga jätkuma. Et see konkreetne näide, mis siin praegu meie ees seisab, on üks huvitavaid suhteliselt hiljuti tehtud töid. Meil tuli see tellimus Võru Kutsehariduskeskuselt ja nende huvi oli selles, et kuna nemad valmistavad ette ekspositsiooni, kus nad tahaksid anda ülevaate kunagisest Võru tööstustehnikumist, kui alguse saanud kutseõppest.
Ja see konkreetne näide ongi siis üks juba vabariigiaegne üks õpilase lõputöö, mis annab siis meile ülevaate siin kuskil 30 aastate lõpus siis sellel tasemel, mis üks tolleaegne kutseõppe nõudis siis õpilaselt selleks, et ta saaks siis nagu kas nüüd meistriunistuse, aga igatahes lõputöö diplomi. Selle järgi võib arvata, et nõuded olid päris kõrged. Et selline meie mõistud klassikaline korpusnõude tüüp, mille on järgitud ka tegelikult stiililisi jooni. Nii et see tolleaegne väljaõppe paistab olema päris heal tasemel. Siin nüüd ka viivistused, et see, kui te jälgite nüüd seda parempoolset pilti, siis tegelikult on tegemist ka spoonitud pindadega. Ülesanded järelikult on olnud sellise klassikalise puidutöötluse tippteemad, mis siin Eestis tollel ajal olid aktuaalsed. Meile nüüd pakkus see ülesanne täiendavalt selles mõttes huvi, et lisaks sellele, et ese oli suhteliselt halvas olukorras, läbi aastate saanud puht olme kahjustusi, aga ka märdunud ja korduvalt tihti need esemed oli üritatud parandada selles kohalikus mõistes üleviimistletud, mitte sobilike materjalidega, mis annab neile teatavalt sellise määrama välja nägemise ja seetõttu vajavad tihti ka mitte ainult puhastumist, vaid ka viimistluse uuendamist, mis sai selle konkreetse näite puhul tehtud. Ja see annab siis tudengitele väga mitmekülgse võimaluse eri õppeülesannetega suhteliselt konkreetse eseme juures tegutseda. Peale selle kuulub selle õppetöö juurde ka muidugi dokumenteerimine ja see objekt ei olnud vaene huvitava informatsiooni poolest. Lisaks sellele, et ta oli nagu õppetöö näide, on tegelik tema ajalugu ka väga eriskummaline ja tihti ongi esemetega see, et alles selle lähemal uurimisel ja lähemat kontakti saades tulevad välja mitmed tahud ja näidud, mis võib-olla muudavad selle eseme eriti atraktiivseks. Siia lisandub nüüd ka meie mingil määral vabadusvõitluse ajalugu. Et mul ei ole siin praegu kahjuks pilte sellest konstruktsiooni sisevaatest, aga selle kapi alusosa tegelikult on olnud põgenemine teise dimensiooni keldrisse, siis sel puhkul, kui kunagi sõdurid ukse taga seisid ja siis metsavendadel, kes olid sinna korraks külla tulnud, ei olnud kuskile pääsu ja siis nad põgenesid siis selle teise alumse kapi parempoolses küljes olevas põrandus olevas augu kaudu siis keldriluuki. Ja muidugi see saab nüüd kindlasti olema selle ekspositsiooni üks tõmbenumbreid Võrus, et kõik, kes selle kapi juures peatuvad, saavad täiendavalt informatsiooniga sellist Võru piirkonna vabadusvõitlejatest. Sellist kultuuripinki muidugi tihti esemed juurde ei saa, aga põnevad on nad siiski, mida me siin teeme. Siin on nüüd hoopis leebem ja tagasivõitlikuma see ajaloolise taustaga näide, aga kindlasti väga armas objekt olnud kunagisel omanikul. Aeg ei ole selle suhtes sugugi leebe olnud, ta on nüüd saanud nii füüsilisi kahjustada, tegelikult on ka meister, kes selle valmistas, mitte nagu väga pika perspektiiviga asjad näinud materjal, mis ta on valinud, selleks on võrdlemisi juba tol perioodil puhastunud olnud. Nii et on tegelikult etteheiteid ka eseme valmistaja
siis materjali valiku, kui me siin praegu lähemalt vaatasime. Nii et me pidime siin paljud pinnad välja plombeerima, et saada siis see konstruktsioon atraktiivseks ja kasutatavaks. Ja siin praegu siis on hea näide sellist polükroomsest objektist. Suur osa polükroomiast on siin kaduma läinud, siin sai nende värvi analüüsidega teostatud siis analoogiline enam-vähem pildistus. Ka see hobuse nukker väljanägemine, kui analüüsida tema saba ja lakka, siis see oli väga naarmendav ja selline mägi. Kuna tegemist on nüüd tellimusega, siis tulevane selle omanik noor pisikene tütarlaps ilmselt on õnnelik, et see tema hobune on nüüd selles variandis ikkagi tõeline pärl. Nii et sellised kaunid tööd tihti tulevad siin ka tudengitele tõuks. Nii. Aitäh, Hannes. Ja nüüd siis, mida me kappides ja riiulitel hoiame, eks ikka raamatuid ja nahkasju. Rene, palun. Tervist, mina olen Rene Haljasmäe, lõpetanud siis Kunstiakadeemia nahakunsti bakalaureuse ja magistrantuuri ja olin pikalt tööl ka Tallinna Ülikooli Akadeemilistes Raamatukogus selitamise ja restaureerimise valdkonnas. Nüüd siis Palmases. Ja siin kohe sissejuhatuseks on pilt, et meie tegeleme ka täiendkoolitamisega, et on võimalik tulla Palmasesse lühiajaliselt paar nädalavahetust või umbes nii ühte teist õppima. Ja siingi on näha, kui me tegime koos romaani köite kursuse inimestega erinevatest raamatutudest ja kes oli siis huvitatud ning siin on siis valmis toodang. Täiendkoolituste kohta saab näha infot meie kodulehel vallasart.ee. Peale selle, meil on ju rakendusõpe 4 aastat ja suure osa moodustab sellest ikkagi praktikad, kus meie tudengid, restaureerimistudengid käivad erinevates mäluasutustes, ERMis, Tartu Ülikooli raamatukogus, Riigiarhiivis, siis sealt nad saavad esimesed sellised kogemused oma lõputöö sooritamiseks ja lõpetajate meie lõputööd ongi meie õppe nägu ning siin on siis näha Liina Raudsoni üks objekt Maarjas parkmaast köide, see on 17. sajandist. Ja milline ta siis ennem oli ja milline ta hiljem, et sajandite pikkune aeg on neid objekte kõvasti räsinud ja nad vajavad hooldust, et siiski kasutaja, et residendid oleksid kasutaja sõbralikud ja kõlbulikud. Teine suurem töö, mis pälvis ka siis muuseumiprojekti auhinna, oli siis ülikooli muuseumi käsisse maalitud ja pabertausta olevate õppetahvlite konserveerimine. Ja siin on siis ka näha, et need tahvlid, nad on ikka suured, eks ju, meeter kohta 70 vähemalt olid sellises, eks neid kasutati omale väga intensiivselt ja olid väga kulunud ja polletunud, pesti, uuesti taustati ja lõpptulemusena siis sai sellise kena komplekti. Mitte vaadata siis muuseumiprojekti kodulehel ka, aga igatahes see võitis siis üsna pikalt aega. Ja siis üks meie lõpetaja Marit Must, mida ma siis ka juhendasin, oli siis võttis ette meie nahakogu, meie nahadisaini osakonna fondi ja vaatas need kõik üksipulti läbi, korrastas ja pani süsteemselt siis säilituskastidesse, nendesse kappidesse. Nad karbistas ka ja siis suurem töö.
kuigi otseselt fotode restaureerimist ei lõpetata, siis üks lõpetaja Kaisa Turman võttis ette nende fotode konserveerimise. Siis toimus seal ERMis, lahendaja oli Silvi Veedos. Ja nüüd kokkuvõttes ma tahaksin öelda, et kõik need viimase aja lõputööd ka restaureerimise teemal, konserveerimise ja säilitamise teemal on meil üles pandud vallase digiarhiivi, siis digiarhiiv.vallasart.ee, olge head ja minge sinna ka vaatama, siis te näete, millega on tegeletud. Seal on nii lõputööd, postrid kui ka lisamaterjalid ja väga hea tutvumiskoht. Nüüd ma annaksin sõna tagasi Kurmale. Suur tänu ja sellega on meie selline väike äärmiselt põgus pilguriik konserveerimise, restaureerimise maailma läbi.